Lõunatund Nõmme raadios. Tere Mõtlev Nõmme raadio kuulaja, vaataja. Minu nimi on Kertu Luisk ja see siin on Vabaduse hääl. Saade järjekorra numbriga 118. Meil on siin müra teemaline koosolek tulemas 22. jaanuar kell 6, õhtul kell 6 siis kultuurimajas Kannel Võru linnas. Ma väga loodan, et sinna tuleb kohale ka KIK-i uus juht. Vast saadakse ta nii ruttu pukki, kuigi see konkurss ise viibis mugavalt niimoodi. Miks ma tahan seda inimest näha? Tahan talle silma vaadata. Ja natuke niimoodi teha. Ja miks? See, et nüüd pannakse KIK-i juhiks inimene, kes ütles MEM-Cafe aegu, kui üks ettevõte hakkab riigile vastu, siis riik peab ennast kehtestama. Meil see senine KIK-i tegevus on olnud juba päris kehtestav, aga see mees, kes läks rahva vastu politseikoertega koroonameetmete aegu, teie enda huvides, vaata, me ajame teid laiali, muidu nakatate üksteist, on ju. Terved inimesed tulid kokku, terved inimesed, kes on peast terved, kes hoolitsevad oma tervise eest. Ja ta võttis aluseks kaitsepolitsei ohuraporti sisu ja väitis, et see rahumeeleavaldajate kooslus seal nende näol oli tegemist põhiseaduslikule korrale ohtu kujutava kodumaise terrorirühmitusega. Vaat, kus tal on põhiseadus selge. Meie olime siis terrorirühmitus. Ma arvan, et siin kagunurgas ka hakatakse meid terrorirühmituseks pidama, sest me oleme jalus. Me oleme jalus sellel nii-öelda kaitsevõimel, mis ei saa mitte kuidagi olla kaitsevõime, sest kui meie ei või ennast kaitsta, kui kodude kaitsmine on keelatud ja on mingi riigi kaitsevõime ja suured rahad, siis see ei ole vaba riik. See ei ole riik, mis seisaks selle rahva ja maa eest. Ja mis ma veel välja toon, PPA-s vallandati inimesi, kes ei olnud nõus endasse manustama aineid, mille mõju ei olnud päris lõpuni teada. Esialgu lubati, et siis ei nakatus, ei levita, ikka levitasid, ei nakata nii raskelt, äragi surid selle vaktsiini kätte. Inimesed jäid COVIDisse peale vaktsineerimist. Ja seal samas need, kes põdesid lihtsalt läbi. Ma kuulsin sellist infokildu, ma ei tea, kas see 100% tõele vastab, aga väga möödas ilmselt pole. Kodus inimesed COVIDisse ei surnud. Surdi ikka haiglas, kus oli siis see on see info, mis ma sain ka Rootsi konverentsil, kus olid üle maailma spetsialistid koos, kus arstid rääkisid, et need protokollid, raviprotokollid olid ette. Kui nad neid tegid, siis inimesed surid. Ja need, kes protokolli järgi ei läinud, pidid ise võtma vastutuse, ehk siis neid vallandati. Aga kui sa selle eksperdi spetsialistina näed, et kuulge, et see ju tapab ära nad, ja sa lähed ütlema, et ma ei ole nõus sellega, siis sind võeti maha, ehk siis eesmärk oligi inimesi tappa kahjuks. Need hingamisaparaadid, millega inimeste kopse ära lammutati, jälle kuskilt tuli maru tarkus peale, et nende ventilaatorit alla peab panema. Ehk siis ta on osa sellest süsteemist, kus antakse ette ülesanne ja nüüd teete nii ja nüüd teete nii ja nüüd teete nii. Ja kui mingi hetk need meie liitlased, kes siin on, peaksid mõtlema, et äkki teistpidi on kasulikum, nad võivad olla liitlastena väga helded. Näiteks, ma loen teile ette seda heldust, mis toimus aastal 1943, selle aasta lõpul siis, hakkas Saksa relvajõude tugevasti kimbutama bensiinipuudus ja manööverdamise võimalused seetõttu vähenesid. Seevastu stalinistliku Venemaa sõjalist võimsust oli hakanud mõjutama uus tegur, Ameerika ja Inglismaa abi. Ja meil ka täna on Ameerika ja Inglismaa abi. Nüüd ma loen teile ette, kui helded nad on. Ja kui helded nad olid olukorras, kui oli vaja olla liitlane Venemaaga ja meie pihta kõike seda materjali kasutada. Neid relvi, moona, masinaid.
Kaugeltki mitte täielikel andmeil saadeti USA-st üle üliküllusest tehnikat ja muud sõjamaterjali. 427 284 armee veoautot, 50 501 maasturit, 595 sõjalaeva, 13 303 soomustransportööri, 35 041 armee mootorratast, 131 000 tonni lõhkainet, 4592 hävituslennukit Aero Cobra ja 2410 King Cobrat. Hävitajaid kokku 9681 pommitajaid, A20 2771 tükki, B25 861 tükki, 8218 õhutõrjekahurit, 5815 tankitõrjekahurit, 8901 traktorit kahurite transportimiseks, 473 000 mürsku, kuulipildujaid, vintpüsse, saapaid, konserve ja nii edasi. See mäng on sama. Inimesed, isikud seal vahenditena vahepeal on muutunud, aga mäng on sama. Siin ei ole mingid liitlassidemeid ja sõpruseid, siin on lihtsalt huvid ja see raamat joonistab selle kenasti välja, raamat on Tiit Madissoni Lihula õppetund. Ja seda raamatut lugedes ma üha rohkem mõistan, kuidas see mäng käib. See mõte oli mul ka varem läbi käinud, aga lihtsalt nende situatsiooni kirjelduste peale venelasel öeldi, et eestlane on hästi Nõukogude Liidu vaenulik, väga paha, tapeti ära hunnik süütud inimesi, vaatad neid seda olustiku kirjeldusi, inimeste nimesid, kes nad olid ametilt. Nemad olid väga suur oht Nõukogude Liidule. See äkki Eesti. Nii. Ja siis need eestlased, kes kogesid seda, et neid on rünnatud sel moel tapetud, igasugu võikaid asju tehtud, piinatud. Neist tekib tunne ennast kaitsta edaspidi sellise tegevusest. Jah, kättemaks on oma osa, aga see, et meil tuleb tappa neid, et kaitsta ennast järgnevate selliste olukordade eest, ehk siis meis ärkab see kurjus ja viha algselt sellest, et keegi ohustab meid. See eestlane väidetavalt ohustas Nõukogude Liitu, sealt edasi see Nõukogude Liit ohustab Eestit ja siis me selles enesekaitses võime muutuda täiesti brutaalseteks, ebainimesteks. Ja kogu sellest tohuvapohus, infomöllus, ma arvan, et kõige tervem asi, millele keskenduda on see, et aga inimene, kuidas mina inimesena otsustan, käitun ja see kõlab võib-olla siukselt naiivselt ja idealistlikult, aga kuni meie kõik enda sees hoiame seda inimeseks olemise tunnet, siis meil on lootust, sest kui meie ümber on jõhkardid, ja me ise lähme jõhkardiks, siis mis alles jääb? Siis maailm ongi üks jõhkardite tapalava. Ja ma ei ütle, et me peaks laskma endale liiga teha. Ei, enesekaitse on täiesti omal kohal. Aga kui me tahame maailma teha paremaks paigaks, siis meil tuleb teostada enesekaitset läbi tarkuse, läbi arukuse ja läbi diplomaatia. See on ainuke võimalus, sest kui meie nüüd täna oleme ka agressiivsed, vihased, siis sellele tuleb vastu, see on sama loogika, mille alusel mina olen öelnud lastele, et kui keegi lööb, ära löö vastu, räägi. Ja see on selles mõttes nutikas asi, et kui sa lööd, siis tal on meeles, ta tookord lõi. Muidugi ta unustab ära, et tema esimesena lõi. Aga kui sa küsid ta käest, siis see vastus võib sind üllatada. See võib teda ennastki mõtlema panna ja lapsed tihti elavadki välja seda ängi, mida nad kodust kaasa võtavad. Ja võib-olla ongi nii, et kodus on mingid probleemid, pinge, vägivald ja see laps äkki lihtsalt ei oskagi teistmoodi, siis tal on kodus vägivald ja siis ta elab selle välja ja siis ta saab vastu vägivalda ja keda me kasvatame. Me kasvatamegi jõhkardeid lõpuks. Jätkan. Arhiiviallikate järgi on teada, et ameeriklased saatsid NSV Liidule kokku 12 536 tanki, 17 834 lennukit, 130 500 automaati ja 13 200 revolvrit. Inglismaa omakorda annetas sõjaliitlastele 27 sõjalaeva ja 43 996 veoautot. Terve punane lennuväli oli riietatud Inglise nahkjoopedesse ja valdava osa pommirünnakuist sakslaste võimu all olevatele linnadele, ka Tallinnale 9. märtsil 1944, sooritasid Vene lendurid USA ja Briti päritolu raske pommitajail, sest venelaste 4-mootorilist B8 jõuti toota vaid 79 masinat. Ja niimoodi me siis valmistume sõjaks ja me võidame. No heal juhul tegelikult saame teise koha, aga vähemalt me oleme seisnud selle maa eest. Aga mis maa see on? Kui me selle sees lähme vastuollu sellega, kes on eestlane, keda me kaitsma peaks, see, kuidas maksudega viiakse meid nälgimisvaesusesse, kuidas meie jalgelt võetakse maad ära, mürgitatakse seda maad. Kelle huvides see sõda käib, ma ei väsi küsimast. Kas see on eestlaste huvides, kas see on eestlaste kaitsevõime
või meid kasutatakse ära verises räpases sõjaäris. Ja ma olen seda siin-seal. No, viskab ette, ma ei ole nende jälgija, aga juunil on väga palju raha vändatud sellesse, et käiks ajupesu, et ja nüüd see ja siis see kampaania ja siis muudkui käib see Kaitseressursside Amet, Kaitseministeerium, kõik muudkui viskavad mulle mingit materjali ette, kuigi ma ei ole sihtrühmki ilmselt. Algoritm peaks olema aru saanud, et mina seda ajupesu ei neela. Kommenteerin seal ikka alla, et räpane verine äri ei enamat. Hunnik laike tuleb selle peale. Aga hiljaaegu ma pikkisin sinna sisse ka sõna tainapead. Sest nad ütlesid, et venelane tahtis 3 päevaga võita, aga me oleme nii kaitsevõime, et nüüd see kestab. Ja me oleme nii võimsad ja nüüd see kestab. Ja need inimesed on ära tapetud ka nii-öelda omade poolel, aga me oleme nii võimsad ja nüüd tänu sellele, et me oleme nii võimsad, see kestab. Venelane tahtis 3 päevaga eesmärgi saavutada, ei saavutanud. Noh, ja siis ma lihtsalt selle peale kirjutasingi, et tainapead eesmärk ongi, et see kestaks. Mida kauem see kestab, seda rohkem raha läbi vändatakse. Ja paar tükki, ma ei tea, kas nad on siis tainapead, et nad nii leile läksid, tundsid ennast puudutatuna. Üks ütles mu kohta loll ja ma ei vaidle vastu. Ma siiralt osa minust ongi rumal. Ja see on ka põhjus, miks ma esitan küsimusi, miks ma uurin, miks ma olen lugenud igasugu taolisi raamatuid. Üks esimesi, mille otsa ma sattusin, oli Alfons Rebase raamat. Ja ma lugesin selle raamatu läbi niimoodi, et lapsi veel ei olnud, see lugeda kenasti. Ma ärkasin hommikul millegipärast liiga vara üles. See oli kas 4 või 5. Ühesõnaga, elu veel ei käinud, midagi polnud veel teha. Ja ma võtsin laua pealt tolle raamatu, lugesin kaanest kaaneni ära. Ma olin üleni selles tegevustikus sees. Ja siis ma vaatasin seda ümbritsevat maailma ja mõtlesin, et imelik, see kõik on toimunud ju siin. Ja see selline, kui sa oled kuskile täiega sisse ja oled selles reaalsuses ja siis vaatad, aga see kõik on see sama maakera, siis sa hakkad nägema ka neid seoseid, kuidas ajalugu saab korduda. Sest inimkvaliteet kordub, inimeste nõrkused korduvad, aga korduvad ka inimeste tugevused. Sest need samad kangelastena käitunud inimesed, kes siin kaitsesid oma maad, oma kodusid, jah, selle agressiivsuse pinnalt, aga tänasel päeval ja kui ma nüüd võtan selle oma mõtted, me ei tohi olla vihased agressiivsed. Kui sul on juba keegi niimoodi ninal püssiga, on hilja diplomaatiaga tegeleda. Täna on see aeg, kui meil ei ole veel siin aktiivset tegevust. Täna me peaksime keskenduma sellele, et seda aktiivset sõjategevust siia ka ei tuleks. Et ajalugu ei kordaks ennast, et me ei peaks kedagi tapma selleks, et meid ei tapetaks. Aga kui ma kasutasin siin mõned aastad tagasi seal samas Kandles Pevkuriga kõneldes sõna diplomaatia avalikult, siis see, nagu ma oleks ta perse saatnud või midagi. Täpselt selline, kuidas see niimoodi diplomaatia. Nii et võib-olla ei olegi vahet, kas sa räägid nende inimestega kuidagi intellektuaalselt või saadadki kuhugi pimedasse kohta. Kohale väga ei jõua, sest nad on oma rolli niimoodi sisse vajunud. See ongi mina lähen nüüd see, ma ei tea, sõjaprintsessid ja kes nad siin kõik koos on, kellel ei ole soola ega külma nendest miljonitest, kes on tapetud Ukraina poolel, kes on tapetud Vene poolel, ameeriklased, kes on Ukrainas surma saanud, kellest avalikult ei räägita, omastele makstakse helded summad ja see info ei liigu edasi. Redacted kanalil räägib sel teemal päris kenasti ja ausalt. Ja miks ma arvan, et nad räägivad ausalt? Nad ei ole valinud poolt. Nad räägivad venelastest, ukrainlastest, räägivad Trumpist, Bidenist, kõigist täpselt nii, nagu info käes on. Ja täpselt nii, nagu infode analüüsimise pinnalt võib otsida seda informatsiooni, mida meile ei anta. Ehk siis selline ridade vahelt natuke lugemist, aga selle mürauuringuga selles mõttes huvitav lugu. Et ilmselt tullakse kokku jälle selleks, et meile rääkida, kuidas jah, on ja lärmab, aga ei midagi nii hullu ja aknad saite ju paremad. Stiilis, et olge toas. Aga kui kohalikud omavalitsused lasevad läbi ka öösiti pommitamisi, paugutamisi, siis andke andeks see toas selle 3-kordse pakettakna sees ja heliisoleeritud fassaadi taga vangitunne tekib või ei. Või sul on maakodu ja sa mõtled, et kasvataks endale köögivilju, aga sul kogu aeg õhus mingi pommitamine käib. Praegu viimasel on hästi vaikne olnud, aga tegevus käib. Proovitakse ikkagi, proovitakse hästi palju maid on ära omastatud, inimesi mängitakse kotti nende maadega ja seeläbi
võib tekkida illusioon, et enne müra koosolekut rahvas on siuke rahulik, et no ei ole ju midagi väga. Mina ei ole ära unustanud, et mu maja 2 korda värisenud on ja aknad ees kliirisesid. Ma ei ole ära unustanud seda. Ja miks ma ei ole ära unustanud? Sest hetkel, kui neil on ainult 1 laskeala, eesmärk on 4 ja need kõik liiguvad inimastustusele lähemale, siis see on see reaalsus, mis meid siin ees ootab. Siin ei ole võimalik enam elada. Ja kui siin aastavahetusel öeldi, et oi, Eestis oli nagu nende ilutulestikust, see on käsimüügis, nii-öelda on ju, sellest on õhk mürgine. Meil on siin militaartehnika kõigist NATO relvaliikidest hakatakse laskma. Siiani ei ole saanud vastust kas keemia ja biorelvadest ka, et kas hakatakse kasutama keemia ja biorelvasid. Ei vastata, öeldakse kaitsevägi ei kasuta, aga siin meil on USA baas sees. Ja see, mis õudusi nad on mujal maailmas teinud, ma ei tea, äkki seaks kuidagi teistmoodi selle suuna. Aga kuna leping on tehtud, lubadused on antud, siis hetkel käibki mäng sellele, et kohalikele tuleb kott pähe tõmmata, asi maha müüa. Kõik, kes vastu hakkavad, ilmselt on nüüd oodata sõnakasutust terrorirühmitused oleme. Vene poolel kindlasti oleme, sest et kui siin ei ole kaitsevõimet, siis ja nad võivad ka öelda, et aga meil ongi põletatud maa taktika, kui me siin kõik ära mürgitame, põhjavette ei ole, kõik ära kaevandame ja mingi mõttetu raudtee, mis ainult ressurssi hakkab edaspidi neelama. Rail Baltica ei ole ainult need miljardid, mis sisse maetakse. Edaspidi töös hoidmine ka maksab. Ja see on maru nutikas, sest venelane kindlasti ei taha sellist lollust endale ja siis ei tule sõda. See ongi kaitsevõime. Siis võib tõesti öelda, et me oleme ohuks sellele kaitsevõimele, sest me tahame, et see maa oleks säiliks, taastuks. Siin on millest taastuda ja siis tõesti võib öelda, et me oleme siin suureks ohuks. Ja üks oht, millest ma veel tahtsin hoiatada, on need igasugu petukõned. Mul oli siin juhtum, kus 2 korda helistati Leedu numbrilt ja niimoodi järjest panen kinni kõne, helistab uuesti, panen kinni, helistab uuesti. 2 korda oli Leedu number, 2 korda otsa tuli eranumber. Ehk siis, kui teile tuleb kõne, kus ei ole numbrit näha, siis ärge võtke vastu, see võib olla mingi muu maa, kus ei taheta teile mingit pärandust anda või lotovõidust teatada, vaid teid tahetakse mingi konksu otsa tõmmata. Ja ma arvan, et see konksutamine ja inimeste tühjaks lüpsmine on ka osa sellest eesmärgist, et meid oleks lihtsam siis mingi hetk panna sellesse nii-öelda lõppmängu, kus ongi ülemaailmselt tsentraalne süsteem, kus siin Inglismaal juba öeldi ära, et lapsed, kes sünnivad, peavad kohe sellesse digi-ID asja minema, sest muidu lihtsalt võidakse lapsed vanematelt ära võtta. Aga ja ajaleht kirjutab sellest. Kui need vandenõu analüütikud rääkisid sellest. Lolliut, õudne. Mis te endale ette kujutate? Vaadake vähe ulmefilme. Aga nüüd täitsa nagu selline uudis ja inimesed on sealmaal juba oma konnakeetmisfaasis, et ega siit küll enam välja ei hüppa. Kohaneme. Päris õudne. Ja seda on mitmed eksperdid öelnud, et ma tulen tagasi selle USA Inglismaa teema peale, kuidas me oleme maru liitlased selliste heldete tegelastega, kes olid väga helded ka Venemaa suhtes, kui Venemaal oli vaja meid hävitada. Nüüd on nad siis meie liitlased. Ma arvan, et nad juba mängivad topeltmängu. Igatahes olla Ameerika liitlane on hullem kui olla ta vaenlane, sest liitlasena sul on mingi illusioon. Sa arvad, et ta on sinu poolel. Aga tegelikult ta keskendub ainult oma huvidele. Ja ma tean, minu tutvusringkonnas on ka inimesi, kes väga usuvad Trumpi ja vaadake, kuidas toidupüramiid ümber pöörati. Inimesed, kes oma tervise eest hoolt kannavad, juba ammu teavad, et see püramiid, see, mis meile ammu ette anti, et see ei ole okei. See ei olnud tervise huvides. See oli toiduainetööstuse huvides, farmatööstuse huvides, et me oleksime haiged. Kogu muusika. Hiljaaegu oli huvitav juhtum veel. Lihtsalt see, et kuidas me võime saada asjadest aru ennem, kui meile see info ette öeldakse. Üks mees küsis mu käest. Kertu, mis sa arvad, kes tegelikult narkoäri ajavad? Seesama fentanüüli asi, et kuidas siis peab kellegi ära röövima, sest fentanüül, kes tegelikult ajavad narkoäri? Ja mina niimoodi mõtlesin ja vastasin puusalt valitsused. Sest et kuidas osad saavad seda äri ajada ja osad võetakse kinni ja see äri marudalt niimoodi edasi heitseb. Ja arvestades, kui paljud meie valitsusliikmed näevad välja, et neil ka mingi siuke vimpka on, siis vaat valitsused. Ja kuidas sa saad siis need tarneahelad ära katkestada? Ajad mingit
väga õiget narkopoliitikat ja siis sul järgmine hetk sa pead nagu vaesed kasutama mingid apteegi asju. Ja nende apteegi asjade kaudu inimesed satuvadki lõpuks tänava asjade otsa, sest mingi hetk see mõju, inglise keeles öeldakse wears off, ehk siis ta enam ei anna seda efekti, su keha kohaneb ära selle aine mõjuga, siis sa tahad kangemat ja kangemat. Ja siis see mees küsis mu käest otsa, et mis sa arvad, kuidas narkootikume veetakse? Ja ma ka hetke mõtlesin, vaatasin, mis esile tuleb. Militaar. Sest see on väga salastatud riigikaitse, meil on kõik hästi salastatud. Ja siis ma ütlesingi, ma arvan, militaari kaudu. Ja ta ütles, jah, täpselt nii. Sõjalennukitega, kui lihtne. Kas nad läbivad mingeid tolle või otsitakse asju läbi? Ei. Kui palju mahub sul näiteks, meil on see relvakastid, me ei saa näidata, mis siin on riigikaitse. Kui palju kilogramme sinna mahub mingit veel väärtuslikumat kraami. Ja siis meil ongi. Ja pluss, kuidas sa saad tuhanded, kümned tuhanded, 100 000, kui palju baase on Ameerikal üle maailma? Ma nägin 4 aasta tagust kaarti. See oli ikka kuramuse täpiline, laiguline see kaart. Kui hull see tänaseks on. Ja siis ma mõtlen, et need sõdurid püsiks sellises ebainimlikus seisundis, et neil ei tekiks enda sees seda impulssi, aga kes mina inimesena olen, mis on minu mõte inimesena, et ei tekiks ka seda ühendust jumaliku sädemega, kus sul lihtsalt on mingi tunnetus, mis juhib sind. Nad on vaja ära uinutada, panna põgenema selle sädeme eest. See säde on vaja ära kustutada ja narkootikumid on selleks imeline vahend. Või tõesti need roteeruvad sõdurid on niimoodi, et nüüd ma olen Poolas, kust siit narksi saab? Ma hakkan nagu kaineks saama, ma enam ei taha olla see tüüp. Kust saab? Või on asjad kuidagi mugavamalt lahendatud? Nii, midagi, mis veel? Üks gateway drug, ehk siis see, mis inimesed viib narkootikumideni, on kanep ja seda ka teadlike inimeste seas ma olen kuulnud, et see on ju naturaalne, see on looduslik. Aga kui looduslik ta on, kui teda kuskil massiliselt kasvatatakse, me ei tea, kuidas teda millega kasvatatakse, mis aineid, pannakse sinna mulla sisse, et ta teatud meie psüühikaga mängiks. Ja siis huvitav info, mille ots ma veel hiljaga sattusin, oli see, et skisofreenia haiged. Peaaegu 100% juhtumitest on kokku puutunud kanepiga. Ja kanep, see ei ole mingi selline asi, et ma ei tea, varastasin ema suitsupakist midagi, võtsin isa suitsupakist. Kanep on miski, mis ei liigu meil niimoodi muu seas. Et kui paljud meist on pätsanud suitsu, et proovida. Ja siis arvestada see protsent sinna kõrvale, et see on peaaegu 100%, see peab olema ülitugev seos. Et just need inimesed, kes on seda proovinud, neil on avaldunud siis selline psühhoos. Energeetilisel tasandil skisofreenia on see, kui sinu uksed lähevad valla tegelastele ja siis sinu väljas ongi igasugu tegelast, kes hakkavad rääkima. Te ei pea seda uskuma, aga ma arvan, et skisofreenia selline holistiline lähenemine, holistiline ravi oleks see, kui inimene saab oma välja puhtaks. Ja siis ei saa keegi sul seal enam rääkida peale selle sinu enda sisekõne. Te võite arvata, et Kertu ajab lolli jutu. Teil on see vabadus. Teil on vabadus kõigele vastu vaielda, mida ma räägin. Ja mulle nii meeldib see tunne, et ma olen lihtsalt koduperenaine, ma veeretan mingeid mõttekesi, ma ei ole ekspert, ma olen alles 34, ma vaatan 50-67 aastaseid inimesi täpselt selle tundega, et ma tahaks ka saada targaks. Ja see, mis ma tänane räägin, võite seda võtta ka meelelahutusena. Vahepeal teen nalja, vaadake võib-olla ainult siis naljade pärast. Ja kas või selle mõttega, et nõmedad naljad on, aga meeldivad nõmedad naljad. Mis iganes. Ja rääkides sellest, et inimesed narkootikumidega põgenevad, meil siin tehakse linn on ju lasteaed, kui see laiendus oleks ära tehtud sellisel kujul nagu plaanis on, saaks juba terve linn aru, et kuulge, need miljonid ei korva seda, et me kõik siin kodutuks jääme või vähemalt kodurahutuks. Ilmselgelt siia lasteaeda ei ole mõtet teha, kui noored pered ei taha elada sellises kohas, kus sa ei saa oma lapsega õues jalutadagi, sest maa väriseb ja mitte lihtsalt väriseb, et vibreeris natuke. See jõnks käib sul ihust läbi, sust südamest läbi. Ja kellel on nõrgemad südamed, siis see ei ole naljaasi. Ja siis kui siia asemele teha hoopis hooldekodu, mida on niimoodi siin seal mainitud ka, siis nemad ei kuule nii hästi.
haiglas, sünnitusosakond ilmselt viiakse mingi hetk ära Tartusse, sest kuidas sa sünnitad, kui samal ajal käib selline sõjamängimine, kalmistu, ma ei tea, kui keegi on näiteks kuulitabamuse tõttu surnud ja samal ajal kuskilt täristatakse talituse aegu, selle matuse aegu, siis ma ei tea, ei käi nagu need asjad kokku. Pluss seal ümbruses juba on lasteaiad, Sõmerpalu ja mis see teine mulle ei tule kohe meelde, mis on otseselt selles mürafoonis tugevalt sees. Metsad võetakse vahelt, tahetakse maha võtta. See on päris õudne koht ja praegune selline, kuidas ma ütlen, nagu ilusamaks tehtud müra võtmine näeb välja selline, et Mustassaare, Hänike, Kurenurme, Otseli, Luhametsa, seal piirkonnas Himarsite aeg on müra 100–104 detsibelli. Sõmerpalus 95–99 detsibelli, mitte lihtsalt Sõmerpalu, vaid selle ümbrus seal. Sama müratase ehk siis 95–99 on Soorusenna, Nursi, Nilbe külades, Nursis Kallastajad näiteks, ja Võru linn tervikuna, Kasaritsa, Rõuge, Viitina, Sulbina, Avi, Antsla, Uuantsla, Vana-Antsla, Vaabina on 90–94 detsibelli. Väimela on 85–89 detsibelli. Väimel on täiesti, teisel pool Võru linna ja neil on isegi 85–89. Ja see on siis see selline nende tehtud asi. Ehk siis võtke seda niimoodi natuke, mitte nii tõe pähe. Ja see oli siis, kui tehtigi seda näidismõõtmist ehk siis oktoober, lasti Himarsit ja inimesed ei tundnud seda, mida nad tavaliselt suurte paukude aegu tunnevad. Ehk meile tehti nalja ja isegi siis oli see asi liiast. Ja igasugu muud asjad ka mõjutavad tuul, kui metsasid vahelt ära võetakse, mõjutab. Ja huvitav on selle kõige juures see, et Terviseameti kodulehel on info. Keskkonnamüra on välisõhus leviv, inimest häiriv või tema tervist ja heaolu kahjustav heli. Euroopa Liidu keskkonnapoliitika seab keskkonnamüra osas liikmesriikide eesmärgid ja soovitused. Euroopa Komisjon peab keskkonnamüra üheks peamiseks keskkonnatervishoiu probleemiks Euroopas. Rahvastikupõhised uuringud on näidanud, et pidev kokkupuude üle 50 detsibellise keskkonnamüra tasemega suurendab mitmete haiguste levimuse, avaldumuse ja suremuse riski ning mõjutab ka inimeste heaolu ning töövõimet. Müral on negatiivne mõju ka siis, kui inimene ise otseselt häiringut ei tunneta. Euroopa Komisjon on oma viimases raportis välja toonud, et mürast põhjustatud terviseriske ja mõjusid on varasemalt pigem alahinnatud. Euroopa Keskkonnaameti andmetel on Eestis kõrgetest keskkonnamüra tasemetest ehk siis ööpäevaringne müratase 55 detsibelli, ööine 50 detsibelli, mõjutatud üle 300 000 inimese ehk iga 5 Eesti inimene. Ligikaudu 200 000 inimest Eestis on mõjutatud pikaajalisest kõrgest öisist autoliikluse mürast. Ja ma soovitan teil kohale tulla 22. jaanuar kell 18.00. Säänne saisa stämpänä vapahkuse hely, aituma kullamast. Ma loodan, et te löydsette siit väänsetki seemnekõisi, mida hindaseen kanda, edasi kasvatta ja kaiamistast saa. Ja põnnev on tuu, et ega nätal ma tunnen nagu ta nätal, mis vaihle jääs oleks olnud väga pikk, sest nii palju asju muudkui toimus, sünnus. Ja lööda siis ta, mis on nagu jagamitse vääriline. Ta on pärast tüü, siin on megasugutsid asju olnud, mida ma isegi kirja pandsa, aga siia ei hakka. Aga siis mul tule lihtsalt usalda, et ta, mis nagu sõelale jäi, ta ongi tuu, mis pidi teieni jõudma. Ja hästi palju juhtus asju latsiga, mis minna oppase. Ja alati olegi nagu üleni, et ma nägi asi, mida lats ütel või näütas ja mille perre ma siis mõista esi hinnast parem pahe. Näütuses siin paar päeva tagasi oli nii, et hummok, ma olin nii väsyny. Ma pidi minema latsiga loovuskooli ja mõtli, et tämänpä vist ei lähe. Aga ma tiia, et kui ma ei lähe, siis on selline halv nagu süü ja kahjutsustunne. Ja siis ma eks lätsi. Aga ma ulli päega valisi Aleksandrile väga rassa kelgu. Ja siis ma lätsin niimoodi, et Georg oli käruniin ja Aleksander tull kelguga takan rohisti teda. Ja ma tundsin, et mu ihon oli nii palju jõudu, et teda vitab.
ja mõtli, et tagasi tiima inäp ei vea. ja siis me seal laulsime, tantsime ja hakkame kodu tulema ja es ole nii, et lätsime ülesmäkke ja tullime allamäkke. Ei, täiesti sääne sirge sileti. Ja siis huvitav oli tuu, et olkegi, et ma oli väga palju energiat nüüd kulutanud, et latsiga seal toimeta, sest tagasiti ma jõudse vitta. Ja ma tundus, et iho oli nagu täiesti tõist muudu. Ja siis ma mõistsi, kui suur mõju on tollel, kui me tunneme päriselt rõõmu. Kui sa oled oma latsiga seal kuun, laulad, tantsid, näed, kui õnnelikuna omava, siis ta pand meie elujõu kui nagu tõist muudu tüüle. Ma tunnen, et vaihtapeal ongi vaja olla, sääne nagu madalite püürdidega, väsynu, rammestunu, maandada esihinnast ära, et tunda sisse ja siis tõusta. Ja mõni kõrd on meil tarvis olla ta latsi energiaga ühendusen, kus näide sääne siirus, puhtus, ruum on täustada. Ja ta on esihindal, aga see on see teist muudu nagu ühendus ja tunda. Et sääne kogemus, jah, mis ma mõtlen, et saate lõpun tiika jaada. Aga neid säänsid juhtumisi on megasugutsid ja vaihtapeale ma mõtlen, et määne oles elo, kuhu latsi es olnu. Kiema sõs olnu, mida ma siis tennu. Ja kindla inimesed, kellel ole latsi, ne mõtles, et sa oled lihtsalt ullislennu magamatusest, et elon on väga palju põnõvit häid asju, mis andva rõõmu, teed või hinge. Sa lihtsalt sai naist osa võtta, sest sealt kõik aeg latsiga rakkan. Mul ongi sääne tunne, et nagu lats hakkas saama nii suures, et ta juba nagu kand, sest majapidamisena on nagu tühi tunne, nagu kiäki oles puudu. Ja ma tiia, et säänsid naisi Eestimaal on piil, kellel ongi sääne nagu kus ma ütlen, ühenduse tunne ta loomisega, et me oleme looduse osa ja loodusel sääne ongi viljakas aeg. Ja tegunes sääne nagu tühi tunne, kui oli kedagi, kelle eest huult kanda, kellega koos nagu kasvu. Ja ega latsega ei ole nii, et siis lähed nagu sama mustrit pitta ja uus lats, sama muster. Ega latsega ma tunnen, et ma esi ole nagu rohkem valmis, määnsidki uusi asju avastama läbi ta peegelduse, mida lats esihindes kand. Ja tuu kotuse pealt mul on vaihtapeal päris kahju inimesistki ja arvas, jää see uskumata, et propagandat, kus latseta elu ja säänse ja ilma latsi sünnüta, sest sama ilm lõpus moodustus ju meist kõigist nagu supi retsept, mida rohkem supi see on, tolle maitsega ta supp on ja mida rohkem ja mida tugevam hää maitsega inimese me esi oleme ja oma latsi kasvatame, sest ta mõotas ütiskonda. Ja tal oli kerge tüü, sest eesmärk on midagi väga esihindale olulist ja suurt. Et kui teete määnsidki väliskaudsid ja nagu mitte väga olulisi asju, võib-olla lihtsalt tunda elost rõõmu, teete erinevaid asju, reisi palju ringi, sest ole ei säänest ka, kus ma ütlen, ei tunne ka taad vallu nii palju, kui aeg-ajalt on tunne, et äkki midagi on miks polissi lännu. Näiteks kui latse jõud vaada puberteedi jäämano ja nakkas nagu vastu tüütama, ütspäev ma ei hakka ühte asja viid, kui ta teismelisega, ta nakkas mulle vastu vaidlema ja siis ma ütli talle, et aga sa oledki säänsen vanusen, kus sa vaidled mukka vasta, sest sa ei saa ju olla mukka nõun, mukka ta on nagu üten olemisen, sa pead hakkama leidma oma tiid. Ja ta sisse käygi tuu, et sa katsetad, mis on tuu, mis ei ole nagu vanemaga üten olemine. Ja ma andsin talle nagu rohelitse tule, et sa tiigi siis asju nii, nagu sa tunnet, aga tiia, et lõpus sa eks olt
üsna samasugune nagu ma, sest et tahame juba ei, me muutume oma vanempide moodi, isegi kui me vahtepeal katsetame ennastki esiolemist ja tõistmoodi olemist. Midagi seal on miks nii väega sisse programmeerit. Ja isegi kui me vanamba omavahel väega erineva, ka me võtame sealt üle mõlõmba poolt midagi, millest siis moodustus ta ma. Aitüma kuulamast ja järgmise kõrreni!